See kahur siin Kaitseministeeriumi ees on puhas butafooria, aga selleks, et Eestil oleks ka töötavaid masinaid, selleks tegi eile valitsus otsuse, mida kaitseminister tänasel esitlusele nimetas ajalooliseks. Me tegime seal Eesti riigikaitse seisukohast ajaloolise otsuse. Me pole mitte kunagi Eesti riigis riigikaitsesse ühel aastal täiendavalt nii palju raha suunanud. Järgmised 4 aastat on kaitsekulud 5% sisemajanduse kogutoodangust, ehk seni kulunud summadele veel igal aastal 700 miljonit eurot juurde. Selle eest tuleb aastateks 2026–2029 kinnitatud rahastusplaani järgi õhukaitset, pioneeri- ja kaugluurepataljon, droonisüsteeme, mereväele uus patrull-laev, uusi kaatreid ja miinilaevade renoveerimist, ballistilise raketikaitsesüsteemi loomiseni välja ja muidugi palju laskemoona. Valdav enamus, mis te siin täna nägite, on 29. aastaks olemas. Kõige keerulisem on ballistilise kaitsevõimekusega, see arvatavasti jääb aastatesse 30-31 kohale jõudmisega, aga selleks, et me sinna kohale jõuaksime, me peame tegelikult ikkagi minema oma töödega edasi niimoodi, et me jõuame sel aastal või järgmisel aastal hiljemalt lepingusse. Kokkuvõtlikult on eesmärk seni plaanitult kiiremini täita NATO kaitseplaanides ette nähtud Eesti enda võimed ja moonavarud. Põhjusel, et Venemaa olevat nüüd võimsam kui Ukraina sõja algul ning tegeleb armeereformiga meie piiri taga. Me teame, mis on nende reformide sisu. See ei ole kohe kindlasti sõjalise võime vähendamine ja reformi sisu indikeerib, et see ole ka suunatud vaid ja ainult Ukraina täielikuks alistamiseks, vaid tõenäoliselt Venemaa valmistub ikkagi oma strateegiliste eesmärgi täitmiseks, mis on ka kogu aeg teadalt, ehk ta tahab taastada oma ülemvõimu Euroopa teatud piirkondas ja me näeme täna, et ettevalmistused selleks sõjalises domeenis kindlasti kohe käivad. Merilos sõnul on palju kannatanud Venemaa maaväed, kuid selgi on Ukraina sõja algusega võrreldes rohkem mehi. Puutumata on jäänud aga sisuliselt õhuväed, merevägi ja raketivägi. Alates Ukraina sõja algusest on aga majandus- ja sõjandusanalüütikud väitnud, et Venemaa majandus ja tööstus on kokku kukkumas suurtes raskustes ja sõjatehnikas kraabitakse kokku teise maailmasõja unikume. Soov mõtlemise laadne teema. Et minul sellist informatsiooni ei ole, et Venemaa jookseks kohe sõjalisest ressursist tühjaks. Pigem vastupidi, vaatamata veel ka kaotustele, mille numbritesse tuleb muidugi suhtuda väga kriitiliselt, sest kui palju need numbrid tegelikult on tõenäoliselt väiksemad, kui me avalikkuselt loeme, aga Venemaa on suutnud mitte ainult tuua lahinguväljale vana tehnikat, mis on töökorda seotud, vaid paralleelselt on ta ka suutnud viia rindele uusi relvasüsteeme, mis tuleb välja otse tehasest. Aga ikkagi tuleb rääkida ka praktilisest küsimusest. Kust tulevad need miljardid? Maksud ei tõuse, lubab Pevkur. Selle asemel võetakse laenu, sest riigieelarvega tohib minna suuremasse miinusesse kui seni Euroopa Liit lubas. See peamine katteallikas on seotud Euroopa Liidust võimaldatud erandiga, mis on siis 1,5% tänastele kaitsekuludele lisaks. Ja täiendavalt me vaatame ka seda, et kas meil on ühtekuuluvusfondi vahendeid ehk siis Euroopa Liidu vahendeid, mida on võimalik näiteks suunata riigikaitsesse, mis on veel kasutamata. Nii et need on need 2 peamist allikat, aga jah, kui vaadata nüüd konkreetselt seda 2,8 miljardit, siis see tuleb siis selle 1,5% arvelt, mida Euroopa Liit lubab kasutada riigikaitsekuludeks täiendava laenu võtmisega. Kui kogu varustus on meil kui ka liitlastel olemas, siis Pevkuri sõnul saab heidutus olema nii suur, et Venemaa saab aru, et kui nad juba Ukrainas olid hädas, siis NATO vastu poleks mingit võimalust.